Türkiye Istanbul'a hoş geldiniz. Hakkab 2-nädalane reis Türgis, Türgi läänerannikul, natukene käime keskosas, ilmselgelt Istanbulis ja proovime kõike, mida proovida annab. Käime erinevates vaatamisväärsustes, olgu need mošeed, paleed, kohalikud kindlused, linnatänavad, proovime erinevaid toite, vaatame ringi turgude peal, et kõik, mida Türgil pakkuda on, käime väikestes külades, et absoluutselt kõike on võimalik näha, kõike on võimalik nautida. Ma loodan, et teil on põnev, sest minul kindlasti oli, olles selle reisi juba läbi teinud, näinud nii tohutult palju selliseid maitseelamusi saanud, mina juba plaanin kindlalt tagasi minna, aga tõesti tasub jääda lainele, vaadake ja äkki tuleb mõni hea mõte ja kui muidugi on küsimusi, siis alati saab neid ka all kommentaariumis esitada. Ja nüüd edasi Türgit avastama. Hadi, gidelim! Esimene mošee on seespoolt nähtud, muidugi Sultan Ahmet ehk sinine mošee, aga kohe varakult pettumus. Ehitustööd on nii väljas kui sees. Sees on see eriti halb, põhimõtteliselt mitte midagi ei ole näha. Nii et tore, käisime, ma ei maksnud midagi, see oli hea, aga jah, midagi näha ka ei olnud. Aga vähemalt ma nägin liinat väga stiilsena. Palvusaeg Hagia Sofias. Vaatame siis, kuidas näeb üks korralik islami palvus välja. Võib-olla konverteerume. Ja võtsime 2 Nutella semitti ja 2 vett, kokku 30 liiri, Külhane pargis, 1,5 euri, naudime. Millised on siis sinu esmased muljed Topkapõst? Väga ilus on. Aga? Mina olen väsinud. Sina oled väsinud? Tagat. Okay. Sul on mingi aga või? Mul on aga... Liiga palju rahvast. Liiga palju rahvast ja kohe alguses tõmmati tuju väga alla sellega, et lihtsalt turvakontrollist võeti väike Gorilla-poodi statiiv ja kaamera peal ole mikrofon ära, öeldi, et neid või olla. Kotis ei või hoida neid, et tõmmata lihtsalt enda kätte ja võib-olla saab tagasi need pärast. Aga seda nad muidugi ei saanud aru, et mul on veel mikrofone. Ja ei osanud välja lugeda seda, et mingi 2 väikest karbikest võivad olla veel paremad. Ehk siis ma saan ikkagi edasi salvestada sellega siin.
aga üldiselt siin jube palju inimesi nagu konveieril lindi peal oleksid lihtsalt enamus ajast. Ja see on praegu veel madal hooaeg. Kui oleks veel tipphooaeg ka, siis ma ei kujuta ette. Et nagu kõik on väga ilus, aga siin kõik on piiratud, pildistada ei tohi praktiliselt mitte midagi kaameraga, käia kuskil ei saa, igal pool mingid plokid asjad ees, korra jooksed läbi, lihtsalt mingit asjadest lugeda väga ei saa. Et selles mõttes mina jätaks vabalt Topkapi vahele, siin ei jää mitte midagi ilma, kui siia ei tule. Pigem käia Istanbuli tänavatel, nautida toitu, minna Istanbulist välja, ma ei tea. Ühesõnaga turistidest eemale. Kuidas siis nüüd tunne on pärast seda, kui oleme Topkapis veetnud mingi 3 tundi? Ma ei tea, see on päris mitu tundi. Minu arust on ikka ilus siin. Aga see võib-olla ei ole väärt seda suurt summat, mis on vajalik, et siia sisse saab. Röstitud kastan. Ma ei tea, kas asi selles, et me just sõime, või lihtsalt see ei ole kõige parem. See ei ole halb, aga on ka paremaid asju, mida süüa. See maksis omamoodi, jah. See oli 25 liiri, mingi 1,2–1,3 euri vist 100 grammi kohta. Keegi hullem ei ole selle hinna eest. Vaatame, meil pole ühe korra on veel võimaluse, kui kõht on täiega tühi. Aga meil kohtuvat ei ole, et saab proovida. Kuidas siis oled rahul meie esimese korraliku Türgi hommikusöögiga? No võiks tulla elama siia. Võiks küll, jah. Väga hea oli kõik ja väga palju. Ja tõesti, super hea. Natuke kallis, aga pole hullu midagi. See on niisugune Eesti mõistes tavaline hind, Türgi mõistes kallis. Privato cafe, tulge. Jah, tasub täitsa tulla. Mõnus keskkond. Keegi ütles, et halb teenindus kuskil ei ole. Inimesed on vaiksed. Ehk siis meie poolt just saavad plusspunkte selle eest. Võiks igal pool nii olla. Ühesõnaga, super hea. Kõik on uks.
Jõudsime Taksimi väljakule. Rahvast on palju, palav, väga ilus. Mis Simo ostis? Simo ostis kõigepealt 3 raamatut hästi odavalt, siis 2 raamatut hästi kallilt ja siis ühed flashcardsid mõistliku hinnaga. Kokkuvõttes mõistliku hinnaga terve hunnik asju ja ma kardan, et see ei ole kõik. Kui ma oleks saanud... Liina ei ole midagi veel ostnud. Liina on tubli, ta hoiab raha viimasteks päevadeks, vaatab, et see palju järgi on. Mina ostan kõik ette ära ja siis vaatan, palju mul pärast alles on elamiseks ja nautimiseks. Jõudsime Dolmabahce palee juurde ka. Sissepääsu hinda veel täpselt ei tea, aga peaaegu palju kaugemale ei saa ilma raha maksmata, et turvakontrollist sai läbi. Ka siin korjati statiiv ära. Mikrofon lubati mul jätta alles, kui ma seda ei kasuta. Et siin oli hulga normaalsemad inimesed, mõistlikumad. Aga arvestada tuleb sellega, et sisse kuhu ei saa mingil imeliku põhjusel. Ilmselt tehakse liiga palju selfiesid või midagi. Palee seest on kena, aga vaatame, kas me läheme sisse või ei lähe. Kui ei lähe, siis mineski ilma vast ei jää. Niisugune ilus maja mere ääres, kus kunagi on sultanad elanud. Me ikkagi ei hakka minema Dolmabahcesse sisse. See on 300 liiri ühele ja olles siin kunagi ammu käinud, ma ei usu, et see päris 100 raha väärt on. See on kena, kui see oleks 100 liiri, nagu see on türklastele, siis läheks 300 palju. Selle eest saab juba 2 inimest söönuks ja tegelikult odavalt siia, siis saab isegi 6 inimest. 6 joogid. Jah, joogid sinna sisse ka ja tõesti, et korralik toidukond. Et jah, hetkel jääb vahele. Võib-olla äkki näeme kuskilt Aasia poole pealt või mere pealt või midagi. Vaatame äkki kuskilt siit külje pealt tänavalt. Säästurežiim.
sellega ongi meie Istanbuli seiklus läbi selleks korraks, sest me tuleme veel tagasi. Aga järgmises osas me liigume edasi üsna pika autosõiduga, üle 500 kilomeetri ja liigume edasi Izmirisse, mis on väga ilus läänerannikul asetsev linn ja käime natuke seal ringi, naudime kohalikke vaateid ja seejärel liigume edasi veel Güzelçamlı, oli selline väikene kohakene, rannapiirkond Izmirist natuke lõuna poole ja veidikene siis võtame seda tüüpilist Türgi puhkust ka. Nii et kui neid kõnetavad, siis kindlasti tasub vaadata järgmist osa ja muidugi sellele järgneb omakorda veel väga palju põnevat. Nii et tasub püsida lainel ja ilmselgelt, kui video meeldis, siis like, võite kommenteerida ja muidugi mis kõige olulisem, hakake ikka tellijaks ehk siis subscribe, nii et ma tean, et on huvi ja saab vaadata ka järgmisi osasid kohe nii, kui nad välja tulevad. Ma loodan, et teile meeldis, oli tore ja kohtume siis juba järgmises osas, kus liigume läänerannikule. Külle!